Tere tulemast Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb. Meil on täna eriline võimalus vestelda Raivo Vilbastega, kes on Lions klubi LC Tallinn Meri asutajatest ja väga aktiivne liige. Räägime temaga tema teekonnast ja klubi tegevusest. Alustuseks, mis viis sind otsuseni klubi luua ja millal see idee teoks sai? Tere päevast ka minu poolt. Kui alustada nüüd päris algusest ja mitte sellest, mis viis otsuseni Lions klubi Tallinn Meri luua, siis ma pigem räägiksin sellest, mismoodi ma üldse lionismi jõudsin. Et see toimus aastal 2001, kui ma töötasin ühes firmas, mille omanik oli Rotary klubi liige. Meie müügidirektor oli Keila Kivanis klubi liige, mis on ka heategevusklubi. Meie Tartu müügipealik oli Noorte Kommertskoja liige ja paljudel ettevõtte sellistel koolitustel, üritustel tuli ka jutuks nende inimeste tegevus väljaspool oma igapäevatööd, kuidas nad panustavad heategevusse ja miks nad nendesse klubidesse kuuluvad. Ja siis tekkiski ka mul see mõte, et aga miks mitte, et ilmas on elatud küll ja võiks ka ju heategevusega liituda. Ja niimoodi siis saigi jõutud Lions klubi juurde, kuna need teised heategevusklubid olid selles ettevõttes nii-öelda esindatud, siis ma leidsin kiirelt ühe hea tuttava, kellel oli omakorda tuttav, kes siis viis mind kokku minu esimese Lions klubiga, kuhu ma siis astusin, see oli Lions klubi Tallinn Vanalinn. Eks seal sain kokku endise meie piirkonna kuberneri Heiki Koortiga, kes tänaseks on küll lahkunud meie hulgast. Aga niimoodi minu Lions teekond algas, et esimene klubi oli Lions klubi Tallinn Vanalinn. Väga põnev. Räägi meile, mis motiveerib sind jätkuvalt Lions liikumises osalema ja heategevusega tegelema? Tänaseks ma olen juba siin nii kaua olnud, et see on aastast 2001, et see on juba 23, 24, vast saab 25 aastat. Sellepärast ongi väga hea küsida seda. Just, et see on lausa 1/4 normaalse inimese elust, et mina plaanin ikkagi 100 aastani elada. Ja, siit sama. Ja seda, kui sa oled nii kaua siin olnud, sa oled piirkonnas ka erinevaid ameteid pidanud, näinud seda kõrvalt, ise panustanud sellesse heategevusliikumisse, erinevaid projekte, mõtteid välja toonud, mida me võiks veel teha. Et niimoodi see elu on läinud, et imelik oleks ka ära minna, et kui see on üheks elu osaks võetud, see heategevus, ehk nii see ongi. Ja, et sul on nii palju erinevaid rolle olnud siin, et millised ameteid sa veel oled täitnud ja teinud, ja kuidas need kogemused on sind kujundanud? Kui nüüd neid ameteid võtta, siis alustades jälle Lions klubi Tallinn Vanalinnast, mille liige ma hästi pikalt olin, siis seal ma sain päris kiiresti, sain ka klubi presidendiks. Samuti Vanalinna aegselt ma olin Eesti Leo piirkonna nii-öelda abistaja Lionite poole pealt. Aga ühel hetkel tuli see mõte, et võtaks ikkagi enda sõbrad kokku, enda võib-olla nooremad sõbrad ja me asutaksime ise ka ühe Lions klubi. Ja niimoodi saigi loodud Lions klubi Tallinn Meri, mille asutaja president ma siis olen. Ja kui nüüd nendest ametitest edasi rääkida, siis jah, esimene oli see, et ma olin asutaja president, tänaseks momendiks ma olen klubi laekur juba päris mitu hooaega olnud, aga ma olen ka Eesti piirkonnas olnud ka piirkonna sekretäri rollis natukest aega, olen olnud nii tsoonijuht, olen olnud Leode ehk Leo piirkonna nii-öelda abistaja Lionite ja Leode poole pealt ja viimased suuremad pikemad aastad on olnud ikkagi Eesti Lions piirkonna teave toimkonna juht ehk kõik see, mis me väljaspoole näitame, meie piirkonna sotsiaalmeedia,
meie piirkonna Facebook, Instagram, pluss sellised avalikud sõnumid, meie uus koduleht. Eks see käib kuidagi natukene ka minu poolt läbi alati. Et me teeme seal küll seda toimkonnaga tööd, üksinda seda ei jõua teha, aga jah, ma olen kogu aeg selle asjaga kursis, mis meil piirkonnas toimub. Väga põnev ja väga huvitav taust. Vaatame nüüd teie klubi projektide poole, et milliseid suuremaid ja olulisemaid projekte olete ellu viinud? Kuna Lions Klubi Tallinn Meri nimes on meri, siis me oleme üritanud oma projektid kõik natukene merega siduda. Ja see, et Tallinn Meri liikmed ei ole ühes lokaalses kohas, me ei ole ühes linnaosas, me oleme erinevates kohtades siin Tallinna peal. Mõni liige on tänasel momendil isegi meil Soomes, mõni elab Kiilis, et need on erinevad piirkonnad, aga see meri on see, mis meid ühendab ja tänu selle merele siis kõige lähim linnaosa, mis meil merel on Pirita linnaosa ja kuna Pirital eraldi Lions Klubi ei ole, siis me oleme hästi palju koostööd teinud täpselt selle Pirita linnaosaga, et me oleme aidanud neid seal heakorratöödel, oleme mere äärt käinud puhastamas, oleme Pirita jõuluturul väljas, abistame Pirita paljulapselisi peresid, et nende jõululaud oleks kaetud. Need on kõik ikkagi seotud selle Pirita poolega. Selge, aga vaataks nüüd natuke tulevikku ka, kui veel saab. Ma tean, et on selline hooaegade vahetus ja nii, et mis on teie klubi järgmised suuremad projektid, mida plaanite ellu viia või mõtted? Kuna see praegult ongi täpselt see hooaegade vahetus ja Lionismis käib niimoodi, et iga klubi uus president, kes alustab oma hooaega 1. juulil, teeb oma esimese avaliku klubi õhtu septembrikuus, et meil on see septembrikuu koosolek alles tulemas ja siis me saamegi täpsemalt teada, mis ideed meie presidendil selleks aastaks oleks. Et ma olen küll natukene kuuldnud, mis mõtteid tal seal juba on, aga need on ikkagi kõik seotud selle Pirita linnaosa, Pirita peredega, et kõik selle poolega. Ja, räägime mõjust kogukonnale, et kuidas on sinu klubi, teie tegevus mõjutanud teie kogukonda, siis Piritat või kas keskkonda või siis kogukonda? Ütleme, et jah, me oleme seal kogukonnas alati olnud, me oleme sinna ju vastu võetud ja ega kui Pirita linnaosa valitsus plaanib ka mingisuguseid selliseid uusi heategevusprojekte, siis alati nad kutsuvad meid ka sinna kaasa. Et me oleme sealpool alati pildis olnud. Et sealt poolt kutsutakse niimoodi? Ja, see ongi see, et meil on selle linnaosa valitsusega hea koostöö, sõltumatu sellest poliitilisest võimust, kes seal praegu võimul on, et me oleme nende kõikidega läbi saanud, ehk Lionism on apoliitiline, et poliitika meisse ei puutu, et heategevust ja abivajajaid on ikkagi kõikide linnaosavalitsuste ajal vaja. Aga kuidas sa isiklikult, kui nüüd rääkida inimeste kaasamisest oma projekti, et milliseid meetodeid sa kasutad, et motiveerida inimesi oma või siis klubi projektidesse panustama? Eks see kõige suurem eeskuju on ikkagi ise kõikidest projektidest osa võtta. Ehk kuna ma olen siin päris pikalt olnud selles Lionismis, nagu ma eelnevalt rääkisin, ja tean ka, kuidas see on teistes klubides, teistes piirkondades. Ehk igal pool on see 1/3 on neid väga aktiivseid, kes alati võtavad peaaegu kõikidest asjadest osa. 1/3 on neid, keda tuleb kaasa kutsuda. Ja võib-olla see viimane 1/3 on see, kes osaleb ainult teatud projektides, mis täpselt neile sobib või nende ajakavaga või nende sooviga heategevust teha. Aga jah, ikkagi, kuna need klubiõhtud on väga täpselt meil ju paigas aastate lõikes, et meie klubiõht on iga kuu esimesel teisipäeval, siis me oskame seda planeerida. Kalendris on see kirjas. Samuti piirkonnaülesed suuremad heateoprojektid või piirkonnas olev heateopäev. Need on ju kalendris olemas, et me saamegi oma igapäevast aega ka selle järgi planeerida, et need ei tule midagi ootamatult sul.
Siis järgmine teema oleks, et juhina oled sa tegutsenud nii klubis kui ka oma professionaalses elus. Et kuidas erinevad need kaks juhtimisrolli ja milliseid sarnasusi oled märganud? Ehk sarnasused võib-olla kui rääkida, eks see on ikkagi see distsipliin, mis peaks olema nii igapäevaettevõtte juhtimises kui ka Lions klubis olles heategevust tehes. Aga kui rääkida nendest erinevustest, siis ongi see, et kui sa juhid enda ettevõtted, sa tead väga täpselt, millised on tähtajad, millal tuleb vastata. Kliendid ootavad su käest kirjadele õigeaegset vastamist, ootavad kaupa, kõik, mis on selle igapäevase tööga mul seotud. Aga teinekord heategevusklubis, kuna see on ikkagi ju vabatahtlik tegevus, siis mõnikord ununeb see nii meie liikmetel kui ka võib-olla piirkonnas mõne teiste klubide liikmetel see vastamine õigeaegselt ära, et me küll ootame, aga see tundub neile, et see ei ole võib-olla nii tähtis, nagu igapäevaettevõttes võiks olla. Aga samamoodi, kui me tegeleme laianismiga, heategevusega, siis ikkagi, kui me saame meili peale selle õigeaegse vastuse, on ka palju lihtsam neid heategevusprojekte korraldada. Ehk distsipliin võiks olla mõlemal pool täiesti korras. Siis aga projektide elluviimine ei ole alati nii lihtne, et milliseid väljakutseid oled kohanud ja kuidas oled neist üle saanud? Sellised probleemid siis projektidega või siis inimeste kaasamisega? Ma võib-olla probleeme ei tookski välja, ma tooksin praegu välja meie kõige suurema projekti, mida siis Eesti Lions piirkond on võib-olla korraldanud, et see on aasta 2019, kui Eestil oli au korraldada üle-euroopalist Euroopa Foorumit ehk Lioneti Euroopa Foorum, kus meil oli pea 1000 osalejat ja minu vastutada oli kogu selle asja toitlustamise pool, ehk inimesed teaksid, kus nad on, mida nad söövad, kus hotellis nad söövad, mis ajal nad söövad, nende lõunad, nende õhtused vastuvõtud. Ja kõige suurem projekt nendest oli muidugi siis meie gala, mis toimus Lennusadamas, kus oli üle 800 inimese, kes istusid laudades ja see oli täis à la carte toitlustamine seal. Meil oli väga hea koostöö meie catering partneriga, kellega me kõik meie suuremad üritused tegimegi koos. Aga kuna neid inimesi on nii palju erinevatest riikidest ja siis erinevatel inimestel on erinevad allergiad ja toidutalumatused ja me pidime kõik selliste asjadega arvestama, et oleks need asjad ka tagatud, kuna inimesed istusid ju lauas ja see õige praad pidi jõudma täpselt õige inimese juurde. Ja meil oli eelnev see info ka olemas, et kellel mingid talumatused on. Aga lõppkokkuvõttes see kogu Euroopa Foorum, mis me siin korraldasime, läks üli hästi. Me saime väga positiivset tagasisidet kõikidelt Euroopa ja maailma Lionitelt. Ehk ka maailma president, kes käis meil siin koha peal, kiitis meie korraldusmeeskonda. Et see oli selline tõsine 4-5 aasta ettevalmistusprojekt, mida me tegime. Et see on võib-olla kõige suurem, mis on siin lionismis enda poolt ka nii-öelda kaasas oldud selles korraldusmeeskonnas. Ja. Aga mõtleme natuke sinu isiklikule arengule siis, et pikas perspektiivis, et kuidas on klubi loomine ja eestvedamine mõjutanud sinu isiklikku arengut ja milliseid väärtuslikke õppetunde oled sealt saanud? Ehk kui sai loodud Lions Club Tallinn Meri, kuhu ma siis oma sõbrad kutsusin, oma head tuttavad, nemad omakorda oma head tuttavad sõbrad, nii me selle Tallinn Meri klubi lõimegi. Ja mis seal oli võib-olla teistmoodi versus selle klubiga, mille liige ma enne olin, ehk see oli nii-öelda meie loodud klubi, ehk kõik need projektid, kõik need mõtted, kuidas me teeme, mida me teeme, mis heategevus me teeme. Me võtsime need ühiselt nii-öelda otsusena alguses vastu kohe, ehk me olime kõik ju klubi asutajad, need 22 liiget. Ja see oligi nii-öelda meie klubi. Kui keegi ütleb, et mulle ei meeldi see projekt või mul ei ole aega, aga me olime selle ju koos kõik
plaaninud. Nii et niimoodi see läks ja niimoodi see klubi siiamaani toimetab ja me oleme loomulikult siia uusi liikmeid kutsunud, on ka neid liikmeid, kes on kahjuks ära läinud, kes on elukohta vahetanud või kuhugi mujale kolinud või lihtsalt tal ei ole seoses oma tööga aega tegeleda heategevusega. Aga see ei muuda meie klubi tegevust, et alati ühed lähevad, teised tulevad juurde. Et niimoodi me edasi toimetamegi. Et siis sa said nagu läbi enda isikliku klubi loomise ja sõprade kaasamisega oma projekte teha, aga mis need arengumomendid olid ikkagi sul isiklikult, et kogemused? Kuidas sind mõjutanud või? Võib-olla seda nüüd, kuidas see nagu mõjutas, eks see mõjutab su elu nagu igapäevane töögiga, et see distsipliin, millest me enne rääkisime, see heategevus, mis on su elu üks osa, see on nii-öelda su sisse kodeeritud ja niimoodi see edasi lähebki. Et kuna ma olen siin nii palju pikalt olnud, nagu ma ju rääkisin, siis võib-olla tulevad piirkonnas veel mõningad ametikohad, kus ma tahaksin olla, et see kõik on ju vabatahtlik, selle jaoks tuleb aega leida, aga see pakub elus põnevust. Kui sul on Eestis 1200 sõpra, kes kuuluvad erinevatesse lahendusklubidesse ja kogu maailmas 1,4 miljonit, need on kõik nii-öelda jutumärkides võiks öelda, et need on sinu sõbrad. Kõik, kes kannavad märki, seal on L-täht peal. Alati ükstaskõik kus riigis, kus kohal, kas või liftis või restoranis või ma ei tea, tänaval kõndides näed kedagi, kellel on laesmärk rinnas, siis sa alati võid tema poole pöörduda ja rääkida maast ja ilmast ja tema klubi tegevustest. Nemad on kõik, nemad ootavad samamoodi seda infot ka minu käest, et kuidas meil siin läheb ja mida me teeme siin. Ja see sotsiaalne võrgustik on tohutu. Aga lõpetuseks, et heidame pilgu tulevikku, et miks võiksid teised inimesed kaaluda Lions klubiga liitumist ja kuidas nad seda teha saavad? See oleks üks osa elust võib-olla, et kui sa teed oma igapäevast tööd ja sul on võib-olla oma pereelu ja sa leiad ikkagi, et sinna vahele mahub veel mingi projekt, et see ongi see heategevus, mis su elust võib-olla puudu on. Ja kui sa selle sinna sisse ka lülitad, siis sa rikastad oma igapäevast eluga. Sul on need klubikoosolekud või need ühisüritused ja loomulikult sa saad ka sinna ju pere kaasa võtta, et ega me ei ole põrandaalune organisatsioon, Lanism on täiesti avalik, maailma suurim heategevusorganisatsioon ja niimoodi ka uusi inimesi meile tuleb läbi oma tuttavate ja on päris ka võõraid huvi tundnud meie piirkonna tegevuse vastu, kui nad on näinud, kuidas Lionid on kuskil väljas olnud, mingite projektidega tegelenud, mingit heategevuse asja või olgu see ka mingi muu projekt ja võtnud ühendust, et kuidas saaks ka panustada ja kuidas saaks ka lahendusklubisse astuda. Ja, siis kas sul on veel soovid sa midagi lisada meie vestluse lõpetuseks? Väga meeldiv vestlus sellel teemal, väga põnev, et meie piirkond hakkas podcast'e tegema. See on selline uus pool ja see on ka võib-olla see pool, mis toob nooremaid inimesi meie liikmete hulka. Et me oleme olnud aktiivsed meie sotsiaalmeedias, nii Facebookis kui Instagramis, aga selline podcasti pool, mis tänapäeval maailmas on hästi levinud, on veel puudu ja kuna see on meil eestikeelne, ehk siis kõik meie Lionid saavad seda kuulda, saavad siin ise käia rääkimas oma põnevatel teemadel. Meil on väga kenad ja professionaalsed saatejuhid, kes seda läbi viivad, nii et kutsun kõiki tuttavaid, kes on juba Lions klubis või ei ole, tahaksid sellega liituda või nende tegemistest rohkem kuulda, siis kõige lihtsam on tõesti www.lions.ee, kust te leiate esmase info Lionite tegevuse kohta. Ja, aitäh, Raivo, et jagasid oma mõtteid ja kogemusi.
see oli Eesti Lionite podcast Lahkus loeb. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite ja järgmise korrani. Aitäh ka minu poolt.